Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Ere ja Raigo. Tere! 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 Ja mina teid leidsin karnivoorluse grupist, mis on siis Facebookis. Ja vaatasin ja hakkasin scrollima ja see päris aktiivne grupp, kus juures need kõik karnivoorid, kes ei ole veel Facebookis karnivoorlus kui elustiil grupiga liitunud, siis saate seda teha. Ja siis ma nägin teie päris lugu ja tervise nii-öelda taastamise lugusid ja kuidas enne sa olid üldsegi ju taimse toitumise pealt. Rääkige oma teekonnast. Kuidas te jõudsite üldse karnivoorluseni ja kuidas see on teie elu mõjutanud? No see lugu on muidugi pikk ja kirju. Et olime kimpus oma tervisega, mina terve elu oma kehakaaluga, mis mitte kuidagi tahtnud alla minna. Ja ometigi sõin porganditega millegi pärast. Aga sa olidki siis täitsa vegan, taimetoitlane? Ma ei armastanud liha juba lapsest saadik. Et see ei olnud nagu põhimõtteline, et eetilistel kaalutlustel, ja just, et see ei maitsenud mulle lihtsalt. Ei kala, ei liha. Ma alati ütlen sellist inimest, äkki oli valesti tehtud. Äkki sõid valed lihatükki, vaata. Mul ema ikka vist proovis kuidagi seda sisse peita. Et kui juurvilja suppi tegi, siis ta kasutas vist lihapuljongit. Teistele lastele peab juurvilju peitma, on ja mitte liha. Erega on vastupidi. Oli vastupidi. Ja ega ma kunagi ei kujutanud ette, et ma võiksin hakata liha sööma hommikul, lõunal ja õhtul 3 korda päevas ja mitu päeva järjest, et see oli täielikult välistatud. Aga ja, tervis allakäik oli siis ligi 10 aastat väga märgatav, kuni me olimegi juba kõike proovinud, kõiki erinevaid dieete, kõiki erinevaid arste, erinevaid meditsiine. Sellest tavameditsiinist me olime juba võõrdunud, kuna sealt me mingit abi ei saanud. Ja lõpuks jõudsimegi selle karnivoori dieedini, kui kust see info tuli teeni? Läbi sotsiaalmeedia? Raigo kuulis. Ta oli tegelikult mul, mingid teemad on lihtsalt käinud juba sul varasemalt läbi, aga kohale jõudis alles siis, kui ta kohale jõudis. Siis kui ise läbi tegid? No põhimõtteliselt jah, et see oli ikkagi olude sunnil, et see ei olnud see, et võib ärkama üles ja kuule, et hakkaks nüüd liha sööma. Et liha mulle on eluaeg maitsenud, aga ta maitses mulle koos ikkagi kartulite ja muude asjadega, mis siis tegelikult ei sobi sinna kõrvale. Aga meil oli pigem see, et üks päev lihtsalt mingi 13 kuud tagasi umbes me olime mõlemad diivani peal, põhimõtteliselt pisarad silmas, vaatasime üksteisele otsa, et me ei tea, mis saab. Ja lihtsalt tervise probleemide tõttu otsustasite? Olude sunnil, jah. Olude sunnil. Ja siis oligi niimoodi, et mul kuidagi nagu kuskilt koitis, et see karnivoorlus, et ma olen näinud mingisugused lõike, et inimesed on oma tervise taastanud sellega ja meil oli samal ajal Soome funktsionaalmeditsiini arstiga oli nagu Zoomi kõne just ja siis ta oli meid nii-öelda nagu varasemalt ka abistanud ohtrate toidulisanditega. Ja siis ma lihtsalt küsisin ta käest, et ma olen kuulnud nagu, ma olen jumala läbi seal, ma olin magamata jälle ja küsin karnivoorluse kohta, et tead midagi. Ma tean küll, jah, mul on mees juba 2 aastat ja ma ise ka ei söö teravilju. Jah, ma ise ka ei söö teravilju asju ja siis ma nagu, miks see nagu varem öelnud meile. Ja siis oligi see, et mina läksin nagu peale selle Zoomi kõnet nii kui ära lõpetasin, ma mõtlesin kõik, minu päeva pealt ma ei suutnud enam kannatada. Ma läksin kööki, mul oli õnneks kanafileed ja ma sõin kohe kanafileed. Pärast ma sain teada, et lihtsalt kanafileest pikalt ei pane, et sinna rasva juurde vaja. Aga põhimõtteliselt jah, mina läksin päeva pealt nagu. Ja kuidas kodus toimetasite, siis viskasite kõik jama minema? Oligi nii, jah? Mul oli täpselt sama. Ma võtsin kõik riisid, tatrad, makaronid, kõik, mis mul seal olid nii-öelda, mis ei kuulunud karnivoorlus alla. Panin kotti, panin pildi, kes tahab ja lihtsalt andsin nii-öelda ära. Aga kusjuures ma vahest ka nii tein näiteks, kui mul mingid pelmeenid, kalapulgad sügavkülmas, et ma reaalselt lihtsalt viskan need minema, sest ma ei taha. Kellelegi anda neid. Täpselt, et ma ei taha, et isegi teised inimesed nagu söövad mingid fluoriidiga hambapastad, kui ma avastasin, et oh my god, mis see meiega teeb, on ju. Ma lihtsalt viskasin prügikasti. Ma küll sain kriitikat, et miks sa seda ei annetanud kuskil, aga ma ei taha annetada, ma ei taha teistele inimestele halba teha, on ju. Ma lihtsalt viskasin prügikasti külma südamega. Ja meil oli enam-vähem sama. Täpselt sama ja meil oli väga-väga suur kuivaine sahtel. Ja seal oli palju asju ka kasutamata, superfoodsid ja proteiinid ja ma ei tea, mida iganes veel.
ja Et kõik mingid oli asjad. öko, ja kõik olid öko ja kõik seemned, kõik pähklid, kilosed pakid, et me osasid andsime sõpradele, osasid me saime ära müüa, mis olid kinnised pakid, Jah. osasid andsime vanematele ja noh, lõpuks tuli ka see teadmine, et tegelikult kuulge, visake ka need mingid asjad ära, et ei ole üldse nagu head teile, et jaa. ja taimsed valgupulbrid kilode viisi ja just hiljuti veel soetatud. Ahah. Need kõik said, põhimõtteliselt kõik läks minema jah, külmkapid, kõik asjad, kõik läksid tühjaks. Ja siis, mis asemele tuli? Siis ma hakkasin kõigepealt steegikaupa Selveris käima nagu liha toomas. Ja siis ise mõtlesin, et kuradi kalliks läheb see elustiil. See oli see maheliha, jah? Absoluutselt jah, Liivimaa lihaveisi oma. No kui ta turule tuli, minu lemmik on antrekoodisteik, on ju. Teised tükid mul nagu väga piket ei paku. Antrekoodisteikid alguses oli mingisugune 8 eurot, siis selle aasta jaanuarist tõsteti ta 12 euro peale. Ja ma olime, no okei, et noh, 12 eurot, ma ei söö nagu kräppi ja muud juurde, ma ei telli toitu koju, et raha poolest läheb sama nagu tavainimesel, on ju, et 12 eurot las see lihatükk mul olla igapäevaselt. Aga nüüd, kui see lihatükk on ikkagi nagu 18-19 eurot, siis tead, olude sunnil ma ikka hakkasin ainult talust ostma. Ma olen väga õnnelik, et ma selle otsuse tegin, sest seal ma näen, ma tean, kuidas need loomad on kasvatatud, mida nad on söönud, mis vaktsiinid, antibiootikumid vabad nad on ju. Et nüüd ma ostan ainult talust oma liha. Et noh, Sama meil. kus te praegu saate liha, käite ikka poes 18 euro eest ostmas? Pole, põhimõtteliselt poes me käime ostame üliharva, mulle üldse ei meeldi poes Mudeliga käia. vett. Kunagi mulle meeldis poes käia, sest mulle meeldis süüa teha, aga nüüd on see, et me käime ostmas mullivett, et isegi tavalist vett me toome allikalt ja siis mulle meeldib seda nagu miksida mulliveega. Ja isegi soola ma ei osta poest, sest ma tellin soola endale tavaliselt. Mis soola te kasutate? Redmonds ja Paha Kold on nagu põhilised. Ahah. Seltikud ka ja Keldi Maldonit. Maldonit jah, Maldon meeldib, Maldoni just see suitsusool annab siukse mõnusa. Ja mis te ütlete inimestele, kes tavalist valget lauasoola kasutavad? Ärge sööge. Ei oska muud midagi öelda. Ärge sööge. Jah, Nii lihtne ongi. jah, et valige rafineerimata sool vähemalt ja mida kvaliteetsem, seda parem, et tehke mu kodutöö. Tehke kodutöö, see on väga oluline. Ja. Ja kuivaine sahtlisse siis tekkis kuivati, millega siis saab beef Dehydraator jerkit teha, siis kiir... Teete ise? Jah, Jah. Väga lahe. Et sellised nagu abivahendeid on meil tekkinud siis nüüd. makaronide paki asemel tulid liha valmistamismasinad, jah. Appi kui lahe. Ei, ma olen kõik asjad välja vahetanud, ma olen isegi tavaliselt noad, ma olen tellinud endale kõik korralikud kvaliteetsed noad, sest noh, olgem ausad, et kui ma nüüd talunikult toon, et algul ma tellisin isegi talunikult steigikaupa, või noh, steikidee kaupa, on ju. Et aga nüüd ma võtan siukse, viimane kord tuli 91 kilo korraga. No veerand... Esiveerand... Kui suur teie sügav külm on? Meil on 3 tükki neid. 3 tükki? Või noh, 2,5. Mu eluunistus on see, et mul oleks kodus need sügavkülma kirstud, vähemalt 2 tükki ja kõik oleks liha täis. Mul disainerkottidest ja käekottidest meil praegu on nii. Selles suhtes on, mul on nagu lisaks sellele, et toidulaud, mis ma alguses arvasin, et läheb nagu kallimaks, siis tegelikult on ta praktiliselt 3 korda soodsam. Sest kui sa saad ikkagi minna otse tootjalt, minna sinna mahetaluniku juurde, nagu sa just ütlesid ka, et sa tead, kus see tuleb, nagu meiegi teame, kus see tuleb. Meil ei ole ainult üks, et meil on nagu mitu kontakti. Meil on Eestis isegi nii, et nagu osad talunikud toovad sulle koju kätte. Ja. Sa ei pea isegi sõitma, kui saad aru, mis luksus see on. Ma just olen siin viimasel ajal ühenduses olnud Ameerikast karnivooridega Kanadast. Ja neil on illegaalne ju toorpiima müük. Neil on diilerid, kes müüvad neile toorpiima salaja kuskil rekkapakasnikus. Tule ruttu, anna sulas ja nüüd jookse minema. Täpselt nii ongi. Ja nagu siis sa saad aru, et me elame Eestis, meil on toidupoes lausa mitu valikut toorpiima. Milline luksus. Talunik toob sulle koju liha kätte nagu. Mida veel tahta. Mida veel tahta. Ja. Meil on veel hästi hea, et seda mahedat ja rohuma veist ja lammast ja kõik on tegelikult kättesaadav, et poodi me üldse ei satu ja lambaid ostame ka mitu tüki korraga ja Raigo on endale selgeks teinud, kuidas neid siis lõigata õigetesse. Läis sa lähte võtate? No võtan rümba, jah. Ja ma olen ka käinud, et pange mulle see terve lammas, aga ikkagi seal koha peal lõigatakse need tükid valmis, sa lõigad täitsa ise. Meil on nagu selles võimalus olemas, on nüüd suur maja, suur garaaž. Tellisin endale laua, tellisin endale siis ise ei plaani loomi võtta või? Selline plaan on, et selline plaan on, jah, siis meil on... eemale teeks oma väikse sellise, et kasvataks ise oma söögi, jah. Mis loomad tulevad?
esialgu lambad, lambad, sest neid on nagu juttude põhjal kõige lihtsam kasvatada. no lihaks, kanad, kitsed, ja. Kanad, lambad, kitsed võib-olla sellised alustaks nagu sellest, et siis vaatab edasi, et kas viitsib nagu veistega. Aga jaa, me panime juba maja ka müüki, nii et siit linnamaja siis. Kas te võiksite praegu öelda, et karnivoorlus andis sellele tõuke? Ja kindlasti. Absoluutselt. Me oleme nagu alati tundnud, et loodusega ühendust ja rohkem nagu looduse poole, siis nüüd nagu on see täiesti juba välja pääsmata olukord meie jaoks selles suhtes, et me tõesti keha karjub selle vaikuse, rahu ja looduse järgi ja kui me tahame lärmi, siis me tuleme linna, et me nagu niipidi. Ma ütlen ka alati nagu oma õpilastele, et kui sa alustad karnivoorlusega, see ei ole lihtsalt toitumine, see ei ole lihtsalt lihasöömine, see avab lihtsalt nii palju uusi uksi. See paneb nagu maailma hoopis teistmoodi nägema ja sinu juurde jõuab nagu nii teistsugune info ja siis mõtled, kus ma varem olen olnud, on ja. Aga just, et sellest toitumistiilist nagu alustada see... Absoluutselt, jaa. Ega see ongi, see ei ole dieet, see on elustiil. Et kuigi meie tegime oma elus väga palju muutusi eelnevalt, lootes, et need siis tervendavad meid, et järgisime tsirkaadina rütmi ja unehügieeni ja vaatasime valgusesse ja muutsime oma vett ja kõik, eks ju, pastasid ja kõik need asjad, eks ju. Aga kõik, mis me tegime, nagu natuke nagu leevendasid, aga see põhiprobleem, ehk siis see toit, mis meil seda nagu igapäevaselt tekitas, mida sa sööd 3, 4, 5 korda päevas. Näiteks sõita igapäevaselt? No meil lõpus läks see toitumine ikkagi hästi puhtaks. Aga me usaldusime toidupüramiidi. Hommikuks oli kaeraelbed, lõunaks oli riis või? Umbes nii, jah. Palju köögivilju oli küll, aga kõik valmistasime ise, et sellest arvad, et kõike teed nagu õigesti, sööd 30 erinevat värvilist puuvilja päevas või nädalas. Kõik oli mahe, kõik oli täistera ja nii edasi, on ju. Ja lõpuks oli niimoodi, et ka neid gluteenivabasid ja alternatiive nagu kino, hirs, amarant ja nii edasi, mul ükski asi ei läinud enam nagu alla. Lihtsalt nagu paar ampsu ja hakkab nii paha, süda keerleb sees, kõhus keerleb. Keha karjus vastu. Ei osanud keha märke lugeda, jah, keha juba ammu tegelikult karjus, et kuule, et see, mida sa annad, et see on nagu totaalselt jama. Ja sellest hetkes, kui sa hakkad liha sööma, et nagu come on, kuule päevadega, me oleme 9 aastat nagu kannatanud põhimõtteliselt, kui ma räägin nagu enda puhul, ma sain 9 aastat tagasi, sain autoimmuunhaiguse diagnoosi ja sealt alates on näinud järjest allamäge. Et loomulikult on, ega see ei ole see, et sa oled nagu 100% ajast oled ainult pikali maas, et ei, et näid päevi ka, on ju. Aga ta ikkagi käib pidevas joones ikkagi mööda allakäigutreppi ülespoole. Allapoole. No mööda allakäigutreppi ülespoole. Selles mõttes. Ja, paremaks. Just. Et kus mul nüüd poolikuks jäi? Autoimmuunhaigus. Ja põhimõtteliselt hakkas sealt nagu see tervise häda pihta ja siis erinevate arstide juures käinud, et alustasin nagu tavameditsiinist nagu ikka, et usaldad seda ja siis lõpuks jõuad funktsionaalmeditsiini arstide juurde. Lõpuks sa käid läbi igasugused spirituaalsed teekonnad, sest äkki on siin midagi kinni hoopis. Ja lõpuks saad aru, et kinni on ainult see, et mida sa sööd. Suus sisse läheb. Muud kõik need mürgid ja asjad me võisime ju elimineerida, teha erinevaid DNA-teste, saada sealt erinevad vastused ja siis veel puhtamaks. Lõpuks on see, et nagu... Kuhu veel? Jaa, absoluutselt ja täiesti nagu lootusetu seisund. Ja siis see karnivoorlus tuli ja mõtlesin, et nagu mitte midagi kaotada kusjuures. Umbes 2 nädalat enne seda mina nägin esimest korda või kuulsin üldse karnivoorlusest ja siis mul läksid silmad nii suureks ja siis nad umbes nagu pöörlesid kuidagi. See oli nüüd millal? Aasta tagasi? Natuke rohkem ka aasta tagasi, paar nädalat enne seda, kui ma alustasin. 2024 alles kuulsid karnivoorlusest? Jaa, kuulsin alles esimest korda ja pööritsin oma silmi, et issand jumal, et see ju, no ma olen ise toitumisnõustaja, tulnud täpselt nende samade teadmiste pealt ja õpetanud oma kliente ja nii edasi, eks ju. Et vaja ikka täistera ja jõudaineid kindlasti ja absoluutselt ja puuvilju ja nii edasi. Et ma arvasin, et see kahjustab tervist ja et see inimene siis selleks, et olla sale, modellilik, nagu kahjustab oma keha. Mõtlesin, et täitsa lõpp nagu. Ja siis tuli nagu teistpidi see info meieni ja siis oli kohe, davai, teeme. Proovime. Absoluutselt mitte midagi enam kaotada ei ole. Ma olen ju nagu varem näinud mingid videolõike, aga sind ennast see teema ei huvita, pigem ma vaatasin nagu selline friikid, nagu come on, et söövad liha, et see läks lihtsalt
mööda liiga minust. äärmus. Liiga äärmus jah, et see ei ole nagu jätkusuutlik. nagu öeldakse, vaata, sinuni jõuab info õigel ajal, et näiteks mul oli samamoodi 1 kord päevas söömisega. 2021 aastal ma nägin selle kohta videot, ma ütlesin, et inimesed on hullud, nagu see ei ole võimalik, mis mõttes sa sööd 1 kord päevas nagu. Ei, no way, ma sõin mingi 5-6 korda päevas seal bodybuilding on ju, et mida tahate. Ja nüüd, mis ma ise olen mingi üle poole aasta teinud, peaaegu juba aasta, 1 kord päevas söömine. Et see õige info peab, see peab nagu resoneeruma õigel ajal. Ja sel hetkel ka, kui sa oled seal süsivesiku sõltuvuses, eks ju, selles rattas, no sa ei hoomagi seda, et see ei ole ju võimalik ju, sest mul on kogu aeg kõht tühi, ka paari tunni tagant mul on kõht tühi ja lõpus mul oli see, et kui ma sõin isegi oma korraliku valgurikka seemnete pähklitega, igasuguse marjadega, pähklivõiga pudru ära, mis on 800 grammi umbes, eks ju, siis see söödud, sa tunned, et jah, et mul on nagu füüsiliselt täis, aga täiesti nagu tühi auk on kohus, nagu tühi tunne ja siis see nagu ei mahu nagu loogikasse, et ilmselgelt ma ei saa peale süüa, sest mul on kõht täis, aga ma tunnen, et mul on kõht tühi ja siis nagu pidevalt selline nagu segadus ja kui ma täna söön võib-olla volüümilt 400 grammi päevas, tookord ma sõin hommikusöögi, lõunasöögi, õhtusöögi, hommik algas juba pea kiloga, eks ju, vahepalad kindlasti, sest muidu nagu pani pilt tasku lihtsalt ja nüüd võid süüa kord päevas või 2. Minna välja, teha aias tööd 6-7 tundi, ei olegi vaja magama minna peale hommikusöögi ja lõunasöögi, õhtusöögi enne korraks diivanile ja lõsutada ja seedida. Et täielik shift, täielik muutus, et keha andis kohe märku. Et mina ei läinud cold turkey nagu Raigo, vaid kuna ma ei siis eesti keeles tähendab seda, et päeva pealt pea ees vette, et kuna minu jaoks see lihateema oli veel nii võõras, siis mina esimese asjana jätsin teraviljad ära. Ja seda ma soovitan kõigile. Läksid siis nii-öelda keto peale? Jah, umbes niimoodi. Puuviljad jäid sisse? Jah, isegi puuvilju vist ma ei jätnud, aga köögiviljad jah, et siis oleks nagu liha ja midagi tuttavat. Need siis koos suus on nagu, minu jaoks tekstuur, kõik see oli minu jaoks nii võõras ja ebameeldiv. Aga juba sellest, et ma teraviljad ära jätsin 1-2 päevaga, 2 päevaga läks millest 2 kilo maha, lihtsalt seda vedelikku, seda põletikku ja mul ei valutanud enam need liigesed, mis mul juba aastaid olid valutanud, vanad vigastused. Ma tegelesin ka jõusaali trenniga, ma hästi palju ikkagi jälgisin, et mul tuleks palju valku, taimset valku, kõrva taga oli kuskil kuklas, et ega see ei imendu nii hästi ja nii edasi, aga no ikkagi numbrites nagu kõik peaks korras olema. Aga kusjuures paljud inimesed isegi ei tea seda, et sa ei saa võrrelda nagu taimne valk ja loomne valk, et kuidas need imenduvad või ei imendu. Number versus number, kalor versus kalor, need ei saa niimoodi võtta. Ja sul võib olla see teinekord, et see sisaldub 20 grammi valku, aga reaalselt sul võib olla 2 grammi sealt omandada, eks ju. Et mul läksid need vigastused tekkima jõusaalis täiesti lambist nagu tõstan kangi või isegi panin kangi maha ja hakkan seda ketastet maha. Ei saa. Ja siit on kont kuidagi välja. See kont oli välja tulnud. See oli siis enne, kui sa karnivoorluse alustasid? Ja enne. Siis kui ma olin vegan ja lõpuks haksid kogu aeg vigastust tulema, sest ma jõusaalis käisin ikka aastaid. Enne kui need vigastused haksid tulema, aga siis need vanad vigastused, need siis haksid, ma ei saanud seda kätt näiteks liigutada ega midagi. Juba järgmine päev, mis asja nagu ja iga päevaga aina rohkem, et see nagu oli nii selge märk, et keha see on karjus. Õige ja et see on õige tee ja me läheme, kuigi mina tegin päev korraga, sest et kuklas oli, et 30 päeva, et siis sa näed seda tulemust, on ja, et mis mul kaotada on. Et ma olen kõike proovinud, kõik erinevaid FODMAP, dieete, meditsiinimeediumid, Hiina meditsiini, no hästi palju erinevaid. Meditsiinimeedium ehk Anthony Williams. Ma kusjuures mõtlesin, et me ei räägi täna sellest, et see on viimasel ajal olnud selline aktuaalne, et meid on just ma vaatasin ka just et viimasel ajal nagu kuskilt on seda üles vupsanud jälle, et aga lugege tema raamat läbi ja vaadake, mis tema ütleb. Ma olen lugenud neid raamatuid. Mul on ka seal kapis kõik, aga ma õnneks veel ei ole lugenud. Ma olen 3 korda lugenud Kilpnäärme raamatu läbi, sest mul endal Kilpnäärmega teema ja ma tegin kõik selle järgi. Ma jõin seda selleri mahla liitrite kaupa täpselt nii, nagu soovitati. Ja see läks aina tullemaks, et mu solestik läks järjest rohkem pekki, sest teadupärast enamus ei tea võib-olla, aga seller sisaldab nagu räiges kogu see oksalaat. Mis on oksalaadid on need väiksed kristallid, mis siis lõhuvad su soole seina kogu aeg. Isegi tehti nende selleritega, kuskil oli mingi kas uuring või artikkel selle kohta, et beebidele anti seda sellerit nagu nätsutada ja siis nad said päikse põletuses ja sellest sellerist. Nagu mõelge, mis see su sees teeb, on ju. Absoluutselt, jah. Et jaa, et
Viimasel ajal jah, just tuli teemaks see meditsiinimeedium, ehk siis mitte meie ei läinud kellegile meditsiinimeediumi gruppi ütlema, et kuulge, et see, mis te teete, on vale, tulge liha sööma. Vaid teie gruppi tuldi sinna meid nagu ründama. Tegelikult oli vist minu ja Sergei saadi video ja keegi kirjutas sinna, et loe parem neid raamatuid. Mul on kõik läbi loetud. Mille peale ma siis tegin postituse, et okei, keegi nagu torkas, just kui ma torkan siis vastu, aga ma ei lähe kellelegi ütlema, et kuule, et mul perekonnas on ka inimene, kes on meditsiinimeedium usku ja ma ei sekku tema elusse ja tema ei sekku minu elusse, et igaüks teeb seda, et mina veganina kunagi kellelegi ei öelnud, et miks sa sööd liha. Mind ei huvitanud. Igaüks sööb seda, mida tahab, mis talle tundub, et kõige parem on. Et sellele kehale tundub praegult, et kõige parem on liha. Ja siis ma kirjutasin enda arvates neutraalse postituse, et me proovisime kõike ja lõpuks olin sellises olukorras, kus ma ei näinud homset päeva ja see oli täitsa okei, sest see oleks minu kannatused lõpetanud. Et kõik juba proovinud ja fine, on ja. Aga kuidagi keha vedas sellest välja. Ja sa jagad nagu isiklikku kogemust, et minnes üle loomsele toidule, mis siis kohe hakkasid muutuma, koos millega umbes 40 sümptomit, mis mul ajapikku tekkisid ja millega ma olin nagu harjunud elama põhimõtteliselt, on ja mõned olid ikka väga häirivad. See on nagu tavainimese igapäevaelu tegelikult, kõik need mürasümptomid, mis see tervis, nagu keha annab sulle märku. Too mõned näited. No pidevad peavalud, tujud, kõikumised, kurvameelsus, täiesti ilma põhjuseta, elu on jumala paigas, väsimus, ajuudu, seedeprobleemid. No seedeprobleemid olidki meil kõige põhilisemad, sest et kui ma hakkasin tegelema rohkem fitnessiga, enam kõhtu ei kuulanud, vaid sõid siis, kui oli söögi aeg ja karbis täpselt nii palju, kui karp oli pandud. Pulma läksid ka, võtsid oma muna ja karbi ja riisigaleti kaasa, on ja sellepärast, et noh, ikka nüüd pulma minnes... What bitch in your macros, on ja. Nüüd pulmamis võid söömata olla ja paastub kuni koduni. Absoluutselt, kui seal ei ole midagi süüa, siis oled söömata, on ja, või siis teed väikse erandi ja sööd kas või seda liha, mis on mingis kastmes, mida sa ei tea. Võib-olla on see suhkurt, võib-olla üks päev sureme niikuinii. Jah, et nüüd on tervis juba nii tugev, et ta tuleb sellega toime. Et jah, mäletan, mis ma rääksin. Terviseprobleemidest, et mis sa kõik tervendasid. Ja kui ma kohtusin aeg-ajalt väga hea Hiina meditsiiniarstiga, siis ta küsis, et kuidas sul energiatase on? Ja mõtlesin, ma ei tea, sest et mul on kogu aeg nii kehv olla ja ma ei tea enam, mis see normaalne on, sest minul olid ka siuksed perioodid, kus ma lihtsalt elasin diivani peal, hommikul tõusin üles, silmad läksid lahti ja ma olin nii väsinud juba ja ma mõtlesin, kuidas ma selle päeva vastu pean, kuigi ma olin maganud kas 9 tundi, mõnikord 11 tundi ja siis ma jäin voodisse nii kauaks, kuni mul hakkas sell nii kõvasti valutama lamamisest, siis ma ajasin ennast püsti, tegin oma mingid toimetused ära ja siis ma olin diivani peal. Ja nii ma võisin elada 6 aega, kuni ma siis lõpuks nagu mõtlesin, see vist ei ole normaalne. Et, ja ma mõtlesin ka, et kas mul võib olla ajuudu, sest nagu mälu ei ole, mõte ei tööta, sõnad ununevad. Ja alles siis, kui ma läksin lihatoidule, ma sain aru. Ma küsin nüüd sulle vastu selle Hiina meditsiiniarsti inimese küsimuse. Kuidas on energiaga praegu? No see on laes. Saate aru, ma ei saa isegi öelda, et nagu lapsepõlves, sest ma juba lapsena olin haige, mul juba lapsena olid diagnoosid, luutõrenemine, koormusastma, reuma, et vana inimeste haigused. Ja ma käisin ja rääkisin oma sümptomeid ja mind vahiti nagu lolli, et sa kujutad ette ja mul tõesti hakkas juba endal ka imelik. Et siis nagu mingid diagnoosid said ja jah, et ühesõnaga ma juba lapsena kannatasin selles mõttes. Ja ma saan öelda, et ma tunnen ennast paremini kui kunagi varem. Ma ei tunne ennast 41 nagu ma olen, ma ei tea, täiesti. Ja mul on ka selline tunne, et see maksimum isegi veel ei ole käes ja ma tunnen ennast juba nii hästi ja nii elusana. No praegu te olete aastakene teinud, on ja sa räägid, 13 kuud sai eile minul. Väga lahe, et sa räägid, et isegi maksimum pole veel käes. Mis sa ütleksid inimestele, kes väidavad, ma proovisin karnivoor dieeti nädal aega ja ma ei tundnud midagi ja see on mõttetu? No see esimene nädal ongi kahjuks kõige raskem, sellepärast, et sa tuled maha süsivesiku sõltuvusest. Kas teil olid mingid sümptomid ka sellel ülemineku perioodil? Kas ta on väsimus? Minul väga ei olnud. Ma isegi imestan, et võib-olla sellepärast, et mul oli nagu mingil määral on liha nagu varasemalt ka menüüs olnud. Et minul... Ja sul võib-olla sul ei olnud nii radikaalne see, on ja? Ja, täpselt. Et
ma pigem jah ütlen, et mul nagu väga hullu ei olnud, aga ma olen aga kuulnud, et magusaisu sul oli? maguseisu oli küll jah, tekkis nagu vahepeal nagu räige, et noh, aga see on ka ainult siuke 1-2 nädalat maks ja siis sa juba, kui sa oled läbi ta push'i. vist oli minul kestis võib-olla isegi 6 äkki, et sellepärast ongi, et inimesed tihti löövad käega hästi kiiresti, on ju, et olgem ausad, nad tegelikult, kui me räägime Eres, siis temal seedeprobleemid taastusid üldse, ma ei tea, 4-5 kuud läks aega. 4-5 kuud läks aega. Et minul läks kiiremini, minul nagu taastus kiiremini, et noh, mul oli nagu histamiiniga oli meil mõlemal probleem. Mina sain veel tegelikult ennem karnivooril minekut sain veel kodus histamiini ataki. Histamiini atakk. Jah. Ehk et siis toidulisandid võtsid ja see, noh, ilmselgelt ma sõin ka väga suure sisaldusega toitu, mis histamiini sisaldusega toitu, noh, seal oligi mingisugused kõrvitsad ja asjad ja ma ei mäleta täpselt, et see toit ise oli, ports oli suur ja lisaks ma võtsin veel juurde äkki B-vitamiini kompleksi, et kui sul on niigi juba nõrk seedimine ja siis sa võtad kogu selle histamiini laadungi pluss suures koguses B-vitamiine, et siis ta tekitab sellise, võib üleküllus tekkida, mul tekkis nagu ülekere, läksin punaseks ja sekunditega tekib selline nagu ataki ja siis nagu sa oledki nagu täiesti, ongi atakk, Isver. Jaa. Aga praegu võtate mingeid toidulisandeid juurde? Mõtlesin, me jõuame varsti sinna, et eelnevalt me sõime 1000 euro eest kuus 2 peale kõige toidulisandeid. kvaliteetsemad, kõige puhtamad toidulisandeid. Kõik, mida öeldi, kõik, mida soovitasid terapeudid. Ja need siis hoidsid meid kuskil nagu eksisteerimas, funktsioneerimas, et mitte päris nagu põhjas. Aga see ei olnud nagu elu. Ja täna? 0. Raigol 0. Mina joon elektrolüütidega vett, see mulle meeldib. Ja magneesiumi vahepeal ja D-vitamiini. Sest meil on mõlemal selline geen, mis ei... No ja Eesti rahvas ka, kus me seda päikest ikka saame. D-vitamiin on, ma arvan... Ja me topime igaks juks liitrite kaupa päikesekreemi ka endale peale, enne kui me välja läheme ja paneme prillid ette nagu come on. Aga seda kõike me tegime. Et noh, esiteks juba kujutel ette, et inimesed siiamaani teevad ju. Nahk on kõige suurem organ, kõik, mis sa peale paned, see on nagu käst, et see kõik läheb sulle organismi ja kui sa paned, vahet ei ole, mida sinna peale paned. Ja kui sa hakkad lugema, mida see päiksekreem sisaldab ja... Kantserogeenne. Ja sa väiksepõletus üldse saad. Nahavähke väga ei esinenud üldse alates sellest hetkest, kui tekkisid päikesekaitsekreemid. Üllatav. Jaa, et jah, mõned üksikud sellised lisandid aeg-ajalt just selle geneetika põhiselt, et kuna me tegime eelnevalt geenitestid erinevad, siis ongi inimese eripära, et kas ta suudab metuleerida mingeid vitamiine või mitte. Muidugi jah, kui me räägime selle MTHFR geenist, mida siis inglise keeles öeldakse motherfucker geen, et meil on me saime nagu jackpoti, aga samas nagu ma olen aru saanud, viimased uuringud näitavad, et tegelikult on 40% inimkonnast kannab nagu seda geeni, ilma et nad ise seda teaksid. Päris et sellepärast ma soovitan ikkagi inimestele, et geeniteste on muidugi hästi palju erinevaid, sa võid minna nii hulluks nendega, et aga see kõik on tegelikult pointless, et piisab, kui sa teed selle ühe geenitesti ära, mis annab sulle nagu see üldvaate, et mis geenid sul on, et mida sa saad oma elustiiliga muuta. Noh, ta näitabki sul neid geene, mida sa saad oma elustiiliga muuta. Et see, mis sul nagu geenipilt nii-öelda näitab, et see justkui nagu loeb selle relva, aga see elustiil on see, mis siis vajutab nuppu. Et noh, mina näen oma vanemate pealt, oma suguvõsast neid samu asju, mis siis minul tulid geeni selle testiga välja. Ja tõesti neid snippe saab siis nii-öelda sisse lülitada ja välja lülitada, et kas see avaldub siis või mitte. See kutsutakse epigeneetikaks. Dementsus, osteoporoos, trombid, vähk, et kõik selline on nagu minu tulevik. Ja dementsus hakkab 20-30 juba pihta. Minul mälu aina kehvemaks läks, see oli minu jaoks juba täiesti tavaline, normaalne. Aga no kõige suur vahe on, et kas sa oled nagu 70-selt dementne või 90-selt või seda ei tule sul üldse. Ja seda saad sa täna teha. Et see alati on see, et tuleb mingi haiguseks ju vähk või dementsus või diabeet või kolesterool või kõrge vererõhk. Et see tuleb nagu äkki ja üllatusena. See on pikalt süvenenud. Ja see algab juba lapsepõlves. Just, et see on aastakümneid kujuneb välja siis metaboolne tasakaalutus organismis, mis siis avaldubki siis haigusena. Et keha kogu aeg näeb selle nimel vaeva, et terveneda.
aga kui sa kogu aeg topid talle sisse ja peale ja oled selles keskkonnas, kus on ainult mürgid, mis siis kahjustavad, siis ta ei tule sellega toime, et kogu aeg on põletik. Et kui me sööme, see tekitab ka põletikku. Ja liha on kõige põletikuvaesem toit. Et eliminatsioonidieet nii-öelda, et sul on kõik need põletiku tekitajad ära. Mis need suurimad põletiku tekitajad on? Seemneõlid, suhkur, töödeldud süsivesi, teraviljad. Et jah, need võiksid olla esimese asjana väljas, et ma ei ole põhimõtteline karnivoor. Ma ei ütle, et kõik peaksid olema karnivoorid. See sobib meile ja me jagame oma kogemust. Et on ka kehad, kellele sobib teatud kogus süsivesikuid. Näiteks kui mina tegin DNA dieettesti, siis see näitas, et minu toitumine peaks olema valgu ja rasvapõhine ja süsivesikuid umbes 59 grammi. Ja ma ei võtnud seda tõsiselt. No tänapäeval see liigitub ikkagi low carb toitumise alla. Ja see võiks olla tõesti kõigil see norm, et täna me sööme või inimesed söövad 200-300 grammi süsivesikuid ja sellega ei tule see keha toime lihtsalt. Süsivesik on ju suhkur. Jah, keha jaoks on ta suhkur, glükoos. Et juba suus, sa sööd kartulit või mis iganes tärkli sellist on ja tekib see amulaasist. Vist oli. Jah, et keha jaoks ei ole vahet, kas sa sööd õuna või jood Coca-Colat. Et seal on nagu väike vahe selles mõttes, kas seal on kiudainet, võt siin tulevad nagu kiudainet kasuks, eks ju. Kui me räägime selle suhkru ja keha mõttes, et ma ütlen alati, et keha ei loe silte ega pakendit, vaat pole, kas see on banaan või Snickers, on ju. Suhkur on suhkur. Nii on, jah. Ja inimesed ei saa sellest aru või neid on õpetatud, et puuvili on tervislik ja värviline ja et seda tuleb süüa, aga tänapäeva puuvili. Ja, need puuvila, mis on praegu poes müügil on, esiteks kõik on nagu kuidagi seal aretatud, on ju, et nad ei ole looduslikud. GMO, kuidas GMO meie DNA tegelikult kahjustab, on ju, ärme sinna praegu lasku, aga lihtsalt tead, kes väidab, et ikka puuvili juurvili peab sööma, need mis sa poest saad, need on ju keemia küll pritsitud, 0 vitamiini, mineral, mis sa saad sellest? Aga ta säilib nii ilusalt kaua seal laua peal. Kohutav, nagu millal ma viimati nägin mingit hallitavat puuvilja kuskil. Aga isegi need meie vanaema, vanaisade õunad, pirnid, ka nende ajalugu on ainult paarsada aastat, 1000 või 2. Täpselt. Aga inimesed on eksisteerinud miljoneid aastaid. Ja siis oli see õun selline. Ja kus sa loodusest leiad näiteks brokkolit? Brokkolit, lilgapsist, need ei olnudki. Versus vaata ütled näiteks porgand on ja et vanasti seal päris metsik looduslik juurikast on ülipeenike, väike. Nagu võllile juur. Ja täpselt. Ja tänapäeva porgandid, mis massiivsed. Magusad. Oh my god, jaa. Inimesed söövad porgandit, et saada A-vitamiini, aru saamata, et tegelikult see A-vitamiini ei omasta üldse neile. Et kui sa tahad A-vitamiini saada, võta nädalas paar ampsu maksa ja sul on A-vitamiini vajadus kaetud. Maks on nii rõve, No siis pane kapslisse. Alloo, ma ei söönud 40 aastat liha ja aasta aega tagasi suguvõsa kokkutulekul jahimees tõi südant ja maksa või. Ja ma esimest korda sain südant ja maksa. Toores peast aju, ei, veel mitte ja ma ei näe ka tegelikult vajadust, et kui ma teen selle steigi pooltoore, väljas krõbe seest roosa, et siis ma saan juba seda toorest ja saan seda veits töödeldud, et mõlemal on omad eelised ja plussid, et mida rohkem sa töötad, seda vähem jääb sinna nii-öelda alles. Loogiline. Aga ja kui seal on töötlemata, seal on enda need lihaensüümid, eks ju, mis aitavad siis seda liha lagundada. Et aga siis sõid ühesõnaga esimest korda südant ja maksa. Jah, kuni siis kolisime Hispaanias, siis seal hakkasime jälgima PKD, paleoketogeenik diet, sellel ideel põhinevad siis toitumisviisi, mida kasutatakse ajuvähi, erinevate vähivormide ja probleemide ja ka diabeet 1, mida öeldakse, et on ravimatu. Me teame, et meil räägitakse, et diabeet 2 on ravimatu, et sa pead seda insuliinisüsti tegema, et sa saaksid siis oma need süsivesikud sisse süüa. Mis sest, et enne insuliini tulekut ravitigi toiduga, võetigi süsivesikud maha. Ja inimesed ei pidanud jääma pimedaks ega kaotama oma jäsemeid tänu sellele ravimile, eks ju. Et kaotsin diabeedist rääkisid. Jah, et isegi see diabeet 1, et seal on teatud markerid, mida vaadatakse, et kui seal veel midagi on alles, vabandust, ma ei mäleta praegu seda nime, siis on võimalik veel isegi sellest üle saada ja taastada. Neid kogemuslugisi on päris palju. Ma just tahtsin öelda, et uuring on üks asi, aga
inimesed ja inimeste lood on ju Täpselt. teine asi, et meil on nii palju näiteid, võta sotsiaalmeedia, hakka uurima, kus inimesed on ravinud oma diabeeti, leevendanud autoimmuunhaigusi, kõik on ju. Et see, et keegi kuskil ütleb, see ravimatu haigus, kas ikka on ju. Aga inimesed minu arust ei saa sellest enne aru, kui nad ise omal nahal läbi pole proovinud. Sa võid olla kuulnud, on ju, et keto toitumine, karnivoor toitumine, madalad süsivesikud, aga see jookseb kuidagi mööda ja sa saad alles siis aru, kui sa päriselt proovid need esimesed 3 päeva, näed ära, kuidas sa muutud lihtsalt päevadega, siis jõuab kohale. Samamoodi nagu ma olin tegelikult kuulnud juba vist aastaid tagasi seda, et no grain, no pain. Et ei ole teravilju, ei ole ka valu, on ju. Aga ma olin kuulnud seda, aga see ei tähenda, et ma ise lõpetasin selle tarbimise. Ise olime valudes iga päev. Ise olime valudes ja tegime edasi samamoodi. Kuni lõpuks siis, kui kõik asjad nagu hakkasid tik-tik-tik-tik-tik ja nüüd saad aru, mis see päriselt tähendab, on ju. No siis, kui see valu läks ära, siis oli no grain, no pain. Kus ma ennem olin, aga ajud on meil nii ära loputatud, nii ära pestud, eks ju, et teravilju 7-9, ma ei tea, mitu portsjonit, see on ju see püramiidi alustala, eks ole. Et, ja kes selle läbi surusid, olid need samad Kelloggsi ja teravilja tootjad ja 7 evangelisti mingi liikumine, kes siis taunisid lihasöömist, kuna see tekitab seksuaalset iha ja mis iganes. Et ma ei tea, pole ime, et minu seksuaalne iha aastatega aina kuskil ära kadus, eks ju, taimsel toitumisel, et ja rasvad ka madalal ja just, sest see rasvahirm ju sinna juurde, eriti kui sa tegeled fitnessiga, loed makrosid, on ju, vahet ei ole, kus üle 50 grammi rasva päevas ei söö. Low fat toidud, low fat. Ja. See rasvahirm ja siis oled nagu pidevalt nagu näljas, rahuldamata ja siis sa kogu aeg nagu otsid kuskil. Siis keha ütleb, et magusaisu. Ta ei oska lihtsalt öelda, et ma tahan rasva ja valgu. Just. Andke mul lihtsalt süüa ja toitu. Ta sööb nii kaua neid juurikaid ja asju, kuni ta saab selle küllastuse või saab, ma ei tea, 100 grammist brokkolis on võib-olla 2 grammi valku ja võta üks lihatükk, seal on 20 grammi valku, et nagu palju sa närima pead, et inimesed ei ole loodud, nad ei ole mäletsejad, meil ei ole 4 magu nagu lehmal ja lambal ja et see fermentatsioon, mis eraldi kamber on selleks lehmal, et meil lihtsalt see puudub. Ja mis meil siis juhtub, kui inimene nii palju sööb seda nii-öelda juurikat, kapsast, lehte, jääb lihtsalt kõhtu raiskuma? No ma vaene Raigo selles mõttes, et ikka tekki liigutada ei saanud. No see oli ka vastastikune. Aga siin oli tõesti seda rohkem, selles mõttes, et see on lihtsalt pöörane. Et miks me käime vetsus ja mida me seal väljutame, on ju jääkained. Seda hästi palju küsitakse karnivoorid, et see nüüd vetsus ilmselt ei käi, on ju, või kuidas te üldse käite, te ju ei söö kiudaineid, on ju. See on ju kõhugaasid nagu räigelt haisevad raudsed, meil ei olegi kõhugaasi, on ju. Karnivoorid ei peereta. Ja ei raiska võtsupaberit. Ja win-win. Ja igasugust toidulisandeid ei ole vaja ja aga enne aru ei saa, kui nad ise läbi proovivad. Liha on ju nii bioomastavad, vist 95%. Isegi 98 ma olen kuulnud. Sa seedid kõik ära. Mida sul on siis välja tulla? Et nagu halloo, kas ei ütle midagi, et kui sa sööd taimi ja sa lased nagu neid lehmakooke välja. No minul oli kõhu lahtisus juba, ma ei tea, 7, 8, 9 aastat ja sakkas, ma enne hakkasin rääkima seda lugu, et fitnessiga, kui tulid need igasugused toidulisandid, igal pool aspartam, sukraloos, vähe rasva, valgurikas, igasugused töödeldud ja lisanditega ja mu piimatoodete tarbimine suurenes. Ja see kõik siis päädis sellega, et mul läks siis kõht lahti minema. Ja kuni oligi, et söön putru sisse ja lasen putru välja, umbes niimoodi. Et seda ma olen oma kogemusest ka tähele pannud, et vegaanid, nad käivadki nagu mingi 5-6 korda päevas vetsus. Nad peavad seda normaalseks. Et ma küsisin ka oma lähedase käest, et kuidas sul on, et ikka iga kord käin, kui söön. Et see ei ole normaalne, see on nagu sul ei jäägi midagi sisse. No mida sa omastad siis sealt ja siis on vaja 15 erinevat toidulisandit juurde süüa, et siis kuidagi nagu aga needki omastuvad. Absoluutselt. Et lekkiv sool on kuni 80% inimestel. Nad ei tea seda, minul oli lekkiv sool, sinul lekkiv sool, lisaks SIBO, IBS, reflux, et peensoole ülekasv ja seda eesti keeles on, eks ju, dysbios. Ja neid, ma just mõtlesin, et sa lugesid, ennem kui sa oma sümptomid lugesid, sa lugesid ainult mõned ette. Tegelikult on neid palju. Ja. Mul tule hetkel meeldegi kõik, aga jah, soolestikuga seoses kõik, mis saab soole probleemid olla, meil olid. Ja Raigol nagu see
mis me nüüd alles hiljuti avastasime, oli see, et see oli umbes 9 aastat tagasi, kui me läksime Panamasse ja tal lõi välja ärevushoog, paanikahoog. Ja enne seda, kui me sinna läksime, me tegime mingid vaktsiinid. Me hakkasime käima igal pool Aasias, Ameerikas, erinevates Aafrikas ja me tegime enne vaktsiine. Ja me ei tea, me ei ole sellesse teemasse veel sisse nagu läinud, seda selgeks teinud, sest lõppkokkuvõttes ei ole vahet, täna me oleme terved. Et see, et kas ja mis nüüd mida põhjustus on ju, et on keeruline öelda, aga jah, kui tema laksid need täiesti põhimõtteliselt jah, tühjast kohast. ennem reisi sai tehtud vaktsiinid ja siis, kui jõusime reisile, siis nagu lõi järsku välja nagu paanikood elus esimest korda. Lihtsalt mitte kunagi pole olnud. Ma ei saanud, see ehmatas nii ära, et mis asi see on. Sel hetkel muidugi oli ka toitumine, kõige tavalisem. Alkohol. Kõik. Ja lihtsalt ka see, et täna me teame, et tal on ka tsüliaakigeen, sinnamaani sõi, eks ju, gluteen, mul on ka tsüliaakigeen, lapsel on ka tsüliaakigeen, et kui sa seda kogu aeg nagu toidad, siis sul üks hetk see avalduda ei pruugi, aga 20% võimalus. 20% inimkonnast kannab tsüliaakigeeni ja nendel 20%-l avaldub see tsüliaakigeeni, kui sa ei tee oma elustiili muutust. Ehk siis sellepärast ma ütlesin ka, et jube hea oleks, kui igaüks teeks ära endale selle põhilise geenitesti. Ja kui sa tead, et tal on see geen, siis ta võiks suure kaarega gluteenist nagu mööda käia. Lihtsalt igaks juhuks, mida sa riskid oma tervisega. Ja mida siis tehakse, eks ju, kui sa lähed selle jutuga, et sul on, ma ei tea, ärevus, depressioon, paanika, hakatakse seda medikamentidega ravima, mis sa sööd ja mis läheb sul siia makku, eks ju. Sulle soovitati siis antidepressante? Jaa, ma käisin ju, kõigepealt läksin psühholoogi juurde, et mul on ärevushäire, et nagu võimalik olla, psühholoog ütles, et tema ei saagi siin aidata, et psühhiaatri juurde. Et siis otsisin psühhiaatri ja psühhiaater kirjutas kohe antidepressandid, hakkasin neid sööma. Sõin 8 kuud neid ja mitte midagi muutunud. See oli nüüd hiljuti 8-9 aastaga, 8-9, kui meie see lugu nii-öelda pihta hakkas tervise. Samal ajal siis sain ka selle autoimmuunhaigused ja kõik tuli nagu ühest kohast. Ma ei tea, kas see oli sellest vaktsiinist põhjustatud või millest see oli. Toitumine elustiil. Aga toitumine elustiil kindlasti panid sinna oma laksu juurde. Ja peale seda jah, 8-9 kuud ma sõin neid ja mitte midagi muutunud. Kõik asjad, sümptomid ikkagi kestsid. Kuni lõpuks mõtlesin, miks ma siis söön neid. Siis ma tulin nagu nendelt ise nagu omal käel maha, et ma ei viitsi nagu, et see on laus lollus. Ja siis oli see, et kus hakkasin otsima, et kuna ma sain aru, et psühholoogid ja psühhiaatrid rääkisid, et mul on siin see asi kõik kinni. Et siis ma hakkasin seda spirituaalsuse teed käima. No sa otsid abi igalt poolt. Jaa, absoluutselt igasugused teraapiad. No ma käisin kõik kohad läbi, mis veel käia sai. Ja said lahti sellest? Kus kohast? Lõpuks jõudsid sinnamaale, et tegelikult on ju asi ikkagi see, mis sul suust sisse läheb. Seedimises, lekivas sooles. Ja ma ei ütle, et see nagu, et mediteerimine asi paha, ei, et see kõik oli, ma isegi praegu, ma ei ütle, et ma mediteerin enam, aga mul teinekord tekib tunne, et ma tahan lihtsalt istuda vaikuses, ma lähen lihtsalt istun vaikuses. Ja see on lihtsalt aju jaoks on ta mõnus. Nojah, kui sa ikka mingi McDonaldsit iga päev sööd ja siis üritad mediteerida, mis pole päris söö. Tervis ei tule niimoodi, jah. Et ei mediteeri ennast välja kuskilt haigusest. Ja enne me rääkisime sellest, et kõik küsivad, et siis vetsus ei käi, on ju kiudained vaja, et seda massi läbi liigutada. Et mina käisin alguses vahepeal isegi iga 5 päeva tagant, kui mul see juba seedimine korda sai, kõik need SIBO, IBS, reflux, et kõik need sümptomid kadusid ära. Sinnamaani ma käisin ikkagi iga päev, ei olnud terve soolestik. Ja siis hakkasin käima 5 päeva tagant ja sõin päris palju, üle kilo liha päevas ja huvi pärast vaatasin, kuna kunagi olen ju makrosid lugenud ja kaloreid, et palju see siis kalorites on ja see oli üle 4000 kalori või täpselt 4000 kalorit päevas. Samal ajal mul kaal tuli alla ja mu tervis paranes. Ja see on jällegi koht, millest inimesed, nad ei mõista lihtsalt vaata, sa ütled, et kui sa teed karnivoordieeti, sa ei pea sööma alla 2000 kalorit alla võtta, söödki 4000 kalorit ja langetad kaalu. Ja see on nii uskumatu, sest meil on hoopis õpetatud ju midagi muud ja tambitud koolis. Meie inimesed on ju kõik on nii tohutud, meil on toiduküllus igal pool ja toidupõllud on, poed on iga nurga peal toitu täis, nii öelda toitu. Et reaalsus on see, et issand jumal. No tegelikult oleme toidu näljas. Ja, me oleme nagu üle söödud, aga me oleme toitaine vaes. Üle söönd, aga ala toitund. Nii on see. Just. Et kaloril on vahe. Et sa kas söödki näiteks 2000 kalorit kräppi
suppi või 4000 kalorit õiget toitu. Kvaliteetset toitu. Ja no minu keha läks selles mõttes aega, et see üles töötada. Täna ma ei söö, ma ei vaja sellist mahtu ja täna ma võin ka karnivoorlusena või karnivoorina süüa üle selles mõttes, et mul hakkab kaal uuesti tulema. Et noh, seda ei saa ka üle süüa, et kõik on nagu paigas, kõik on nagu loogiline. Aga vaevalt, et sa üle sööd selles suhtes, et sa ju kuulad oma keha ja keha ütleb, kui sul on kõht täis, et mingid ülesöömishoogusid või asju sellel toitumisel nagu seda mitte. never. Et noh, pigem on küll mingid tankimise perioodid, ma olen näiteks, ma ei tea, paar nädalat söönud kord nädalas ja siis tuleb üks mingi sõbrad, üritus, grillime 107 asja ja siis et sööd ja naudid ja terve õhtu umbes niimoodi, aga noh, tavas see söömisaken on ka siis ainult 4 tundi võib-olla ja ülejäänud 20 tundi siis on paastumine. Et jah, et see mass on ühel päeval võib-olla suurem ja siis teine päev kuulad keha, et keha ütleb kuidagi, et noh, jumala fine on, et ma ei pea sööma, et kõik see nagu toidumüra ja see tekst siin peas, mis me oleme nagu harjunud, on ju, et noh, keegi ei kuula seda enam, kuulab keha ja keha ütleb täpselt, mis nagu on. Just minu arust see keha kuulama õppimine on kõige lahedam asi selle teekonna juures nagu, et sa reaalselt oskad keha kuulata ja sa mõtled, kus ma varem olin. Ja mõtled nagu teiste peale, noh, jah, see selleks igaüks jõuab omal ajal sinna, aga just see keha kuulamine, et millal sa tahad rohkem, millal sa tahad vähem, mis kell sa süüa tahad, on ju, et see fitnessi värk, karbitoit, see rikub selle täiega ära ja ma arvasin, et ma olin juba jõudnud intuitiivse toitumiseni, isegi jagasin sellest uhkelt, aga mis intuitiivne toitumine see on, kui sa oled lihtsalt toidusõltuvuses, kui sul on iga paari tunni tagant kõht tühi ja sa sööd siis sellepärast, et sul on vaja uut seda suhkurlaksu. Veresuhkur läks liiga alla, üles jälle alla ja niimoodi kogu aeg see roller coaster käib, kuni see fitnessi maailmas ju on. Hommikul on esimene toidukord, siis sa teed 5 toidukorda ja õhtul kell 8-9 lõpetad ja terve päev läbi, kõik siin töötab ja puhkust ei saa, on ju. Ja kuidas teil endal paastumisega on? Teete vaheldub paastumist? Lihtne. Noh, selles suhtes, et kui me sööme üks kord päevas, siis me juba justkui paastume, on ju. Et keha on, näiteks üldse mina olen nüüd järginud aasta aega nagu panin hästi striktilt seda PKD-d, paleoketogeenset dieeti. Et siis mul olid nagu need toidukogused, kuna ma tegin, see ongi nagu terapeuutilisel eesmärgil, et kui sul on mingisugune diagnoos ja et ma oleksin nagu sügavas ketoosis, et mul oleks glükoos, veresuhkur hästi madal ja ketoos hästi kõrge ja siis nende nagu suhe see GKI, et see oli vist mingi 1-2 vahel või, et peaks olema. Ja mul oli see, et see sisaldab nagu hästi palju ka organeid, et ei ole see, et sa sööd ainult siis liha. Aga siis sa tegidki 1 toidukord päevas? Kaks korda, siis oli 2 korda, jah. Aga jälgite mingit ajaakent, et ala ikkagi kuskil paari tunni sees on need toidukorrad? Ei, minul selle, kui me räägime nüüd PKD-st, et noh, ta ongi nagu ravi eesmärgil tehtud, siis ta on niimoodi, et sa sööd hommikusöögi, vahet ei ole, mis sa enda jaoks valid selle, ja siis võiks olla 7-8 tundi vahet ja siis sa sööd selle õhtusöögi. Aga kuna kogused on väiksed, et kokku maksimum 500 grammi päevas, ehk siis 250 grammi hommikul, 250 grammi õhtul. Ja see sisaldab juba siis ka liha, organeid ja rasva. Et ei ole see, et sa paned siis lihale veel midagi juurde ja veel rasva juurde, et see kogu kaal peaks olema siis maksimum 500. Et siis sa oled selles terapeutilises sügavas ketoosis, millega siis ravitakse ka ajuvähki. Kaua olid selles? Aasta aega. Aasta aega. Nüüd viimane 6 aega ma olen võtnud endale, mõtlesin, ma ei tea, et ma tunnen ennast nii hästi, et nagu, miks ma pean niimoodi. Ja ma olen võtnud endale siis numbrid läksid ju ka näidud paremaks, juba sellepärast ka tekib see. Jah, ega ma suures osas nagu numbreid niimoodi ei vaata, ma vaatan ikkagi oma enesetunnet. Ilmselgelt ma jälgin nagu verepilti ka, on ju. Aga kui mul enesetunne, ma ei ole tulnud samamoodi nagu Ere ütles, on ju, et ma ei tea aastaid ennast nii hästi energiliselt kui praegu, et siis mis tõestust mul veel vaja on. Aga jah, nüüd ma olen võtnud, et mulle hullult meeldib nagu kala, et noh, ennem seda, kui ma karnivari, alustasin seda dieeti, et siis ma sõin hästi palju kala, aga siis mingi hetk ma läksin selle PKD peale, et siis seal oli nagu, et kõik asjad välja, et isegi metsikult püütud kala, kuna meie ookeanid ei ole enam puhtad, ja siis sa saad lihtsalt sealt lisatoksiine, mis on siis su seda tervenemist räägin praegu metsikust kalast, aga poes müüdavast kalast, mis on nagu farmist tulnud, või sellest pole mõtet rääkidagi. Seal ei ole mitte midagi nagu kasulikud. Ma kusjuures veel, meil on, ma ei hakka nimesid nimetama, aga meil on üks kala nii-öelda müüja, kes siis müüb antibiootikumi vaba kala ka ja siis seda me sõimegi alguses. Aga mingi hetk ma küsisin ta käest, et palun saada mulle see list, et millega neid kalu seal toidetakse.
Noh, nad on seal küll, Metsikala küll, nad on aga- nagu seal Norras fjordide vahel on ja piiratud alad, et justkui peaks olema, ongi puhas vesi, aga see, et neid toidetakse seal maisi ja soja ja noh, see nimekiri oli väga pikk, millega seda toidetakse. aga samas mõttes mingi paari kilomeetri kaugusel on see farm, kus pannakse seda jama sinna vette, on ju, see vesi on ikka üks sama, vaata, et nad võivad öelda, et me oleme puhas, aga Täpselt, vesi on sama, on ju. täpselt. Oi jah, peab hakkama ise kodus kasvatama. Ja ei noh, No metsikut kala ka vahest saab, ikkagi jaa, suve lõpu poole liigub. et me oleme nüüd noh, Võrtsjärve angerjat näiteks, et see mulle väga meeldib ja mõtlengi, see tegelikult see, inimesed arvavad, et see, kui sa lähed nagu karnivariks, siis on see nii limiteeritud, et see tegelikult on see, kui me räägime nagu karnivarust, siis sisaldab nagu kõiki loomseid produkte, et alates siis lihast kuni mis iganes sellest. Kalad, mereannid. Jaa, täpselt. Munad, ja juhusega on erilihad ju, nagu kana, veis, lammas ja siis ulukilihad on, seal on juba päris palju. Just, et meil on väga palju valikuid. Eresugulane on jahimees veel, et me saame sealt nagu eile vist, üleeile just meile toodi ukse taha üks sokk näiteks. Opa! Ja siis metssiga ja hirve ja kitse ja põtra veel ei ole saanud, mul on tellimas küll sisse antud, aga ta ei ole veel saanud põtra. Appi küll lahe. Et ühesõnaga see skaal on, ja sa saad ju tegelikult, kui me räägime lihast, kas võtame veiseliha, sa saad ju veiseliha teha ka nii palju erinevat moodi. See erinevad maitse. Kotletid, no need variandid ka veel. Just. Tegelikult jah, mul ka küsitakse vahest, aga see liha söömine on nii igav ju. Mul hakkab igav, ma pean saama katsetada mingeid retsepte, asju, mida karnivooruses saabki. Tegas mingi karnivoori vahvleid, noh, kui sul näiteks piimatooted, juustud, asjad sees, mozzarella, munakollane tuleb vahvel, on ju. Et nagu tegelikult sa saad väga palju skeemitada, aga mida ma alati ütlen, mis ma enda puhul ka tähele panin, alguses sa tahad seda teha, aga siis, kui toit muutub lihtsalt kütuseks, siis ei ole vaja. Täpselt, see selle liha ära. Meil on pigem on niimoodi, kui ongi, tulevad külalised, mingi üritus on, et siis teeme nagu, et siis saame ise ka nagu erinevaid maitseid ja mulle meeldib. Aga igapäevaelus nagu. Ja kui me rääksime seda, et sa saad teha ühest lihast erinevaid maitseid, siis seda ainult soolaga, et ma ei räägi seda, et sa paned erinevad maitseained, et sa erinevad, ma pole maitseaineid kasutanud 13 kuud, et mul on ainult kvaliteetne sool. Aga noh, mõtlen, kui sa teed seda nagu grilli peale, sa saad teha seal erinevate suitsuklotsidega, õun, kirss, vaher, tamm ja nii edasi, kõik annavad erineva maitse. Ja see, kui palju sa seda suitsu veel paned sinna, et see annab ka nagu erineva maitse. Ja see, kas sa teed teda näiteks ahjus malm audepotis on ju, või sa teed seda panni peal, või sa teed seda lahtiselt grillil, või no, ühesõnaga. No excuses. Just täpselt. Tuleb leida see omale sobiv. Vahest inimestel on see ka, et nad ostavad poest seda tavalist kõige odavamat hakkliha näiteks, siis panevad panni peale ja sealt tuleb mingi plöga nii-öelda. Ja see, vaata, kvaliteedi vahe on ju ka maitse vahe. Et kui me võtame poest selle basic tavalise kõige odavama hakkliha versus maheda otse farmist hakkliha, nad maitsevad täiesti teistmoodi. See konsistents ja kõik on täiesti erinev. On ju, et noh, oleneb ka, kuidas täpselt sa teed, mis liha sa kasutad, et sa pead leidma endale selle sobiva. Meie just hakklihaga ammu enam poest. Poest hakkliha. Ostame kassidele. Kassidele, jah. Aasta alguses Hispaanias tagasi. Me olime Hispaanias ilma kassideta, siis ausalt öeldes, kui me enda tervised said korda, mul süda valutas oma kasside pärast, et tuleks ma juba tagasi, saaks ma neid panna karnivooridiedile, mis on nende loomu omane toitumine. Kas neil võttis ka aega? Noorem võttis kohe omaks ja me hakkasin proovima ka erinevaid lihasid, me ei teadnud, mis neile maitseb ja vanemal võttis rohkem aega, aga nüüd on see, et neil on krõbinad kogu aeg ees, aga nad nõuavad liha ja ma annan, ma ei saa seda panna kilo ette, see läheb päeva peale pahaks, ma panen kogu aeg jaokaupa ja mitu korda päevast nii kaua, kui nad küsivad, et ja nüüd söövad mõlemad ja karv läigib ja nende jaoks ostame siis delikatess kana hakkliha, et see on nende lemmik. Soovitan nagu inimestel vaadata oma loomatoitude pakendi nimekirjad, mis seal sees on, et meil on ju, meie loomadel on ju tänapäeva inimeste haigused kõik, sest ta sööb ju täpselt sama asja, mida proteiinitalumatused, jah. Jah, teravilju pannakse sinna, eks ju, ja seemnelisid ja kui sa lähed loomaarstile ja maige loomaga, siis esimene asi ta küsib, et mis te talle süüa annate. Mina lähen arsti juurde, ta küsi, mida sa sööd ja mina küsin, et millest see haigus tuli. Siin on diagnoos, siin on see tablett ja nagu mina tahtsin teada, mis nagu värk on ja no, mul läks 40 aastat selleks. Mul öeldi ka kohe, et kui ma selle diagnoosi sain, et see varem või hiljem päädib sul nagu eluaegse tabletiraviga. Et suure tõenäosusega varem. Kilpnäärme ja Hashimoto siis. Aga selline see süsteem nii-öelda juba kordi on. Ja ta paneb sul mõtlema niimoodi, et nii ongi nagu. Ja noh, inimesed tulevad sealt välja, okei, see ongi minu saatus nüüd.
aga täna mina ütlen seda, et ei ole olemas haigust, mida ei suuda nagu elustiili ja keha on lihtsalt imeline masin, mida ta kogu aeg ainult tervendab ennast, kogu aeg tervendab, kui talle antakse võimalus. Et kui sa paned sinna mingit jama sisse kogu aeg, siis ta peab nagu kõigepealt selle jamaga tegelema, enne et ta saaks selle nagu ennast tervendada. kui sa sööd ennast haigeks, sa saad ka ennast terveks süüa ja me ka üritasime terveks süüa, jälgides erinevaid protokolle, erinevaid arste, erinevaid toitumisterapeute, sööge rohkem kiudainet, sööge rohkem seda, võtke neid seedensüüme, ilma lisanditeta ma üldse ei saanud midagi süüa, mul oli Need kõige kangemad seedensüümid, mida me alati võtsime ennem toitu, et üldse see mass nagu kuidagimoodigi läbi töötada. Sest see oli nagu räige, et soolestikuprobleemid olidki nagu need, mis meid nagu vaevasid kõige rohkem füüsiliselt ja pluss siis veel ärevushäired, depressioon ja kõik muud asjad nagu vaimselt otsad. Kogu see kompott oli lihtsalt nagu nii palju kanda. Öeldakse, et vaimsed probleemid algavad ju kõhust. Ja täna ma ütlen, et meil on erega põhimõtteliselt niimoodi, et kuidas see ingliskeelne väljend oli, et when your pain becomes your passion. Praegu on see teema, et me oleme see viimased 13 kuud nagu nii süvitsi läinud selle teemaga, et me oleme käinud ju Carnivori konverentsidel, et sealt nagu isiklikult kohtunud siis nii-öelda maailma tippudega, Anthony Chaffee ja Sofia Clements näiteks ja Ungarist. Ja neid on nagu, nad on nagu oma klassi tipud. Et me oleme nagu nendelt õppinud väga palju, pluss siis ma olen veel erakonsultatsioone veel teinud ja et justkui nagu Need on nagu passion seda share'ida. Ja kui me alustasime, siis me otsisime ka kogukonda Eestis, et nagu eestikeelset. Meie oma rahvas on, et jagame kogemusi, et mul oligi küsimus, et kus ma saaks mahevõid näiteks osta, et rohumaveisi oma. Kuskil seda pakendi peal ma ei leidnud, et aga äkki on mingi koht on ja siis ma leidsin ühe grupi ja ma ootasin mingi mitu nädalat, et mind siin vastu võetakse. Vahepeal võeti Raigo vastu, mõtlesin, et okei, ma canceldan ja siis proovin uuesti. Ühesõnaga, siis läksid sinna sisse, kirjutasid oma küsimuse ja vastust ei tulla, et täitsa inaktiivne. Ja siis nagu vajadus lihtsalt tegid see grupi. Ja siis tulid esimesed sõbrad ja teised sõbrad ja alguses hästi aeglaselt nagu kasvas ja nüüd on praegu niimoodi, et iga päev tuleb, ma arvan, see 50-10 inimesed nagu jõhkralt tuleb. Ja me ei suru ka seda selles mõttes, et kui sa ei ole karnivoor, sa ei tohi tulla. Et grupi nimi on karnivoorus kui elustiil, et paljud inimesed veel kardavad, nad kuskilt midagi kuulsid ja siis neil on võimalus tulla, lugeda ja vaadata kõrvalt ja lahkuda, kui see ei kõneta. Me ei käi tänaval siltidega loosungid käes ja sööge liha, et ei ole niimoodi. Kahju on küll vaadata, kuidas inimesed kannatavad ja tulevad ja jagavad sulle oma mured, sinu vanemad ja perekonnaliikmed ja nii edasi, aga et nad midagi ei tee ja siis avaldad seda infot, eks ju, aga lihtsalt nad ei võta vastu, see programmeering on nii tugev, et ma saan ainult olla ise eeskujuks ja kui see kedagi nakatab, siis väga tore ja lihtsalt tundub, et jätkan oma lugu ja me nakatanud päris palju siit lähedasi, kes on öelnud nagu silma sisse, et tänu teile ma umbes elan või ma ei tea, mis siis oleks. Meil on olnud sõpradel päris palju selliseid tugevaid diagnoosi, mis täna on nendel võib öelda kadunud. Ja nii, kui nad lähevad tagasi tavatoitumise juurde, tuleb tagasi sümptomid ja neil on nüüd see nagu tööriist, et loomulikult igal ühel on oma elustiil ja mis iganes, eks ju, et ei võimalda alati võib-olla liha süüa või on nõrgem iseloom või mis iganes. Meie olime nii kaua kannatanud juba, et minul tõesti enam käsi ei tõuse. Ma võin käia vaadata mingit šokolaadi, siis ma hakkan nimekirja lugema, siis ma sain, no way! Et ma vahepeal 100% kakaod sõin, kui ma olin 4-5 kuud olnud laiani peal, ehk siis hästi range mäletsete liha dieet, ei piim, ei muna. Ainult sool, liha, vesi. Jah, ainult lammas ja veis. Aga siis, kui kõik oli juba korras, siis ma mõtlesin, et mul on geneetiliselt magusammas 10-10. Ja siis ikkagi sa tajud, kuidas sul see meel otsib kogu aeg nagu seda magusat. See ei kao nii kiiresti ära. Et see käib nagu lainetele, aga midagi juhtu, kui ma ei saanud. Aga siis käisid ja vaatasid neid šokolaade, aga siis mul oli 100% šokolaad, siis seda ma sõin tükkide kaupa, aga kõhule ta ei meeldinud, aga hambale ta meeldis, aga täna ma ei söö seda ka. Et aga kui tulebki maguseisu? Või ei tule üldse? Rasva? Jaa, siis alati võtta rasva, tavaliselt isu või pakistamps ja korras. Absoluutselt. Et saab ka teha karnivoori maiuseid, et praed panni peal või ära, need, kes piima taluvad ja paned sügav külma, et ta kristalliseerub see väike laktoos, mis seal võib-olla sees on ja siis sammustad nagu vaikseid neid maguseid tükke, aga praegult,
kui on aias mustsõstrad, metsas, mustikas, siis mul on nagu 1, 2, 3 kaupa ja ma ei taha Päevas. rohkem ja mitte päevas. tähendab, siis kui me metsas käime ja just. Või, Et lihtsalt inimesed ei arva, et kogu aeg ere käib seal põõsa kallal 2-3 kaupa võtmas, et ei, ma võib-olla kokku olengi 10 marja söönud midagi sihukest. suve jooksul. See nagu ei olegi enam nagu vajadust. Ja siis kui ma panen suhu sinna, jah, Ja, et varem oli niimoodi, et sa pidid, et saad mustikas smuutid ja kõik liitrite ja kilode kaupa sisse sööma, et ma ei tea, andke mulle liha. mis praegu lemmikud lihad või siuksed vormid on, mida süüa? Kõik, mis mulle ette tuleb, sest et kokk on mul siin kõrval eluaeg, ma pole ju lihaga pidanud tegemist tegema, ma isegi ei suutnud toorest liha varem vaadata, nüüd ma võin juba ise aju praadida, kui mees kodus ei ole ja nälg on majas. Et aga kõik, mis Raigo ette teeb, jah. Aga noh, jaa, aga muidugi nagu minu, nagu sa ütlesid, antrekoot on ju, ongi antrekoot, riibai on üks ja sama. Et absoluutne lemmik loomulikult on minul ka tomahawk, antrekoot. Et meil on sügavkülmas tomahawk küll praegu. Ja eriti, kui ta on vanandatud, jah. Et selles suhtes nagu age'itud, laagerdunud siis. Jah. Sest ma alguses kõik need tänu sellele histamiini probleemile, meil mõlemal oli see. Me ei saanud jah, praktiliselt peaaegu aasta aega ei saanud süüa neid laagerdunud lihasid. Et kui me sõime, siis tekkis kohe mingisugune seedimisega mingi probleem. Aga tänaseks aasta aega hiljem, et noh, räägigi inimestele, et kui teil on probleemid, siis ärge nagu piirduge 1-2 nädalaga, et noh, vähemalt andke endale rohkem aega. Täna ütlevad isegi need karnivori eestvedajad ja erinevad, et proovige vähemalt see 90 päeva vastu pidada, et kui teil on mingisugune diagnoos, on ju, et siis te näete nagu reaalseid tulemusi ka, et noh, kindlasti näeb juba varem. Minul näiteks kadusid 3 päevaga liigesevalud ära, et kui ma alustasin. Et mul oli nagu, ma ei saanud täitsa nagu naljakaseid, ma olen 43 ja mul on liigesed nagu iga päev justkui nagu mingi liiges valutab nagu uus valu. Sa pead normaalseks ja siis peadki normaalseks, et see ongi vist äkki nagu 40+, et hakkabki niimoodi tulema, et come on, et noh, saks on ju, aga no mis sa teed? 40+, aga ma olin 20. Samamoodi, noh, reuma, väga leebemas vormis, mul oli päris ka. Oli juba lapsena, on ju. No vot. Ja mul algasid ka 12-aastased põlvedega ja puusad ja seljad ja küünarnukid, sõrmed, kõik, mis noh, sügiseti eriti hull on ja kohe, kui külmaperiood hakkab tulema. Ja siis, kui ma karnivoorse dieedi peale läksin, siis ma alguses ei pannud tähelegi isegi, et see mure on ka nagu leevendatud tagantjärgi vaadates, mõtled, mul oli see, enam ei ole, oli see, et nagu praegu meil 2 aastat. Samamoodi nagu need hädad tulevad vaikselt, on ju, harjud ära nendega ja samamoodi nagu kui nad ära lähevad, siis harjud ära. Ja siis sa märkad siis võib-olla, kui ta tagasi tuleb, sest et meil oli niimoodi, et me olime vist nädal aega olnud dieedil ja üks päev sõin 114 grammi bataati kõrvale lihale ja lähme jalutama ja mõtled, issand jumal, kõht on nii punnis jälle jalad. Ta oli nagu elav surnumu seal. Ma olin nagu 80-aastane, rippusin tal käe juures, et ta veaks mind koju ära nagu ja siis tuli meelde, appi, see oligi mu elu ju nädalaga tagasi, ma juba enam ei mäletan, kui õudne see kõik oli. Ma siiamaani olen puutunud bataati. No see ei tähenda, et ma mitte kunagi seda bataati ei puutu või noh, mingit muud juurikat on ju, et sel hetkel oli lihtsalt keha ju veel nii katki, et kui keha taastub, siis ma arvan, et ei sure ära ja ei kuku kokku peale seda ampsu nagu toogu. Ei no, need ongi see, et kui sa ikkagi lähed, nagu sa ütlesid, et kui pulma lähed, kui kunagi lähed tulevikus pulma ja sul pannakse sinna liha kõrvale mingisugune asi, et noh, ma arvan, et ei juhtu midagi, kui sa seal võtad seda porgandit või siis tüki kartulit ka, noh, mina muidugi ei sööks kartulit, aga suures plaanis jah, et keha on taastunud juba nii palju, et see väike kogus ei tee nagu midagi, et aga seda ma võin küll nagu kindlalt väita, et põhitoiduks jääb see liha nagu 100%, sest see meeldib mulle ja see täidab mind, et miks ma peaksin minema sinna, mis see on just see naljakas asi, et vaata, paljud, kes lähevad veganiks, on tänaseks juba eks-veganid. 84% vist jah, uuringute peale. Aga nüüd teeme uuringu, et kes on läinud keto, karnivoor, madala süsivesiku toitumise peale. Paljud tagasi lähevad. Väga vähesed vist, või ma ei tea üldse. Ma ei tea kedagi. Täpselt. Võiks uuringu teha, on ju, aga et see nagu on väga ebatõenäoline, et keegi selle toitumise pealt nagu tagasi läheks sööma makaroni, et see enesetunne ikkagi reedab. Ja nad on rääkinud, et kui nad ongi, ma ei tea, kord aastas või lapsega või kuskil mingi sünnipäev söönud, siis neil on selline pohmakas, et mõni isegi taastub 6 aega sellest, et Jordan Peterson rääkis, kui tema midagi valesti sõi, siis tal võttis nii kaua aega. Et
Ja see on jällegi, ma arvan, et individuaalne. Ei, muidugi, täpselt, et kes absoluutselt. vaata kannatab ja mis perioodil, kus sa oled oma tervendusprotsessil on ja täpselt kaua oled olnud ja kes saab süüa selle ühe bataadi, kes ei saa, on ju. Ja kes saab süüa kilo või kes saab selle 100 grammi, on ju, et see kogus ka tegelikult hästi palju määrab, et see väike kogus juba sul keha tuleb sellega toime ja on okei sinna liha kõrvale süüa, aga kui sul toit kui enamus on midagi muud, on ju. Vaatan oma neid vanu toidupilte, et kõht hakkab valutama ausalt öeldes ja siis ei saanud aru. Räägi, mis põnev raamat sul seal on? Mis konspekt seal on? Mul on siin pühalehm, lihtsalt avastasin, et eesti keeles saab ka lugeda. Ja näiteks Paul Saladino raamat on ka eesti keelde tehtud, Lihasööja koodeks. Väga pärast laenata. See teil pole ilmselt vaja, aga päris paks ja täitsa raamatupoodidest saab osta. Huvitav. Et muidu oleme inglise keeles kõiki lugenud, aga päris huvitav on puhtas eesti keeles lugeda. See oli esimene raamat, eesti keelne, muidu on kõik ingliskeelsed olnud, mida me oleme siin läbi võtnud. Ja me oleme käinud ka natukene loenguid pidamas ja ma võtsin kaasa ühe loengu lõpu. Et ma ei tea, ma võin selle ette lugeda. Jaa, siis 24 tunni metafoor. Jaa, et kui kogu inimkonna ajalugu suruda 24 tunni sisse, siis inimene, ehk siis homo sapiens on elanud 300 000 aastat, enne seda miljoneid aastaid tema eellased ja tuli avastati umbes 500 000 aastat tagasi. Seega inimesed ei vajanud kihvasid ega küüniseid, mis väga tihti öeldakse, et meil on ju, tegelikult meil on mõlemad olemas, meil on kihvad ja mäletsemiseks olemas sambad, et neil olid tööriistad ja tuli liha töötamiseks siis juba olemas. Ja kui see kõik 300 000 aastat me nüüd suruksime 24 tunni sisse, siis iga tund vastaks 12 500 aastale, 12 500 aastat. Sellel ajaskaalal elas homo sapiens ligi 23 tundi loomsetest toitudest, fakt. Jahiti, kütiti, liiguti, keha ja aju arenesid, kusjuures aju arenes 3 korda suuremaks. Samal ajal siis šimpansid, kelle aju jäi sama suureks, toituti ulukilihast, rasvast ja siseelunditest. Ja see on siis ligikaudu 92% kogu meie eksistentsist, evolutsioonist, olime me loomsel toidul, ehk kella 23.02 me sõime loomset toitu. Alles kell 23.02 hakkasime katsetama põllu harimisega, see on siis 12 000 aastat tagasi umbes. Ja alles mõni minut enne südaööd hakkas taimetoidu osakaal meie toidulaual märkimisväärselt kasvama. Me hakkasime kasvatama teravilja, kodustasime loomi, muutusime paikseks ja koos selle ajaga aju mahu kahanemine, umbes 10%, fakt. 10 juba. No ma tean seda, et meie aju nii-öelda suurenes on ja nüüdseks on meie aju juba kahanenud, aga ma ei tean, see protsent. Aga see tegelikult juhtus suht ühe põlvkonna jooksul. See juhtus väga-väga kiiresti. Et kui mindi üle siis toitoaine tihedalt loomselt toidult ja eelistati siseelundeid, on kinnitust leidnud fakt, et söödi luuüdi, on luudest leidnud neid kraapimisjälgesid ja asju ja aju ja kõige toitaine rikkavamat toitu. Nii, luude hõranemine tekkis samamoodi, on kinnitust leidnud ja need isotoopanalüüsid siis kinnitavad ka seda, mis oli meie toitumine, millele see siin põhineb. Ja suhkru ja gluteeni tõus toidulaual siis kasvas. Circa 1,5 minutit enne südaööd, ehk siis umbes 100 aastat tagasi, ilmusid meie menüüsse taimeõlid. Hakati tootma rapsi, soja, maisiõli ja nende keemiline töötlemine algas. Ilmus margariin, suhkur, säilitusained ja maitsevõimendid. Samal ajal sai hoo sisse agrokeemiline põllumajandus koos mürkide, monokultuuride ja pestitsiididega. Selle tagajärjel hakkasid viljakad mullad ja ökosüsteem lagunema. 23, 59 ja 50 sekundit, ehk viimased 10 sekundit enne südaööd ilmusid toitumissoovitused. Kehtestati toitumispüramiid, mis põhines valel teadusel ja tööstuse huvidel. Algas taimse fitness-toidu ja rasvahirmu ajastu, alguse sai rasvumise ja diabeedi epideemia ning neuroloogiliste haiguste laine, mis jätkub siiani. Ravimid, antidepressandid, insuliinisüstlad, statiinid, kas see on juhus? 0000 südaöö. Me seisame täna siin. Keset kroonilist põletikku, nälga ja neuroloogilisi häireid. Meil on külluslikult toitu, aga meie rakud on näljas ja alatoidetud, ebafunktsionaalsed, mürgitatud ja väsinud. Me sööme rohkem kui kunagi varem,
aga oleme toitainete näljas. Kas tõesti usume, et toitumismudel, mis on kestnud vaid 10 viimast sekundit, sobib paremini kui eelnev 300 000 aastat? Ehk 23 tundi, 59 minutit ja 50 sekundit evolutsioonilist tuge. Inimkeha ei unusta oma juuri ja me oleme seda tõestus, sest meie keha kohe andis märku. Meie rakud ei hooli toidutrendidest ega reklaamidest. Nad vajavad päris toitu, toitaine tihedat toitu, seda, mida meie esivanemad miljonite aastate jooksul sõid. Me rakud vajavad kolesterooli, loomset rasva, palku, B12, K2, retinool, rauda, kreatiini ja seda kõike sisaldab ainult loomne toit. Ja see ei ole üleskutse kõigil hakata karnivooriks, aga see on kutse küsida endalt ausalt. Kas see, mida ma söön, toetab elu minus või toidab haigust, väsimust ja sõltuvust? Kas ma toidan aju või ainult kõhtu? Kui eemaldada kõik see, mis keha raku tasandil kahjustab, suhkur, töödeldud süsivesikud, seemneõlid ja anda kehale vaid seda, mida ta on alati vajanud, loomne toit, loomne rasv, kolesterool, rahu, siis võib juhtuda midagi väga loomulikku. Keha lõpetab karjumise, põletik taandub, aju selgineb, uni taastub ja elu tuleb raku tasandil tagasi. Kas sa mäletad veel, mis tunne on olla tõeliselt rahulik, selge ja elujõuline? Nagu sa ennem küsisid, küsimuse ma tõesti ei mäletanud üldse, et mis on üldse hea olla. Ja nüüd ma tean, mul on võrdlusmoment olemas. See ei ole dieet, see ei ole mõni uus trend ega hullumeelne johtlik eksperiment. See tagasitulek loomulikku seisundisse, sest keha mäletab. Isegi siis, kui meie mõistus on selle unustanud. Kui sa täna sööksid ainult seda, mida su esivanemad tundsid ja usaldasid, kuidas sa homme tunneksid end? Ilus. Siin oli see unest jutt, mul oli nagu aastaid selle, kuni need ärevushäired asjad tulid, mul oli insomnia. Ma olin nagu aastaid ja unetus, aastaid magamata. Siis tähendab, et läksid voodisse, aga jäänud magama. Jäänud magama ja siis ärkasin üles ja need episoodid olid nagu väga, väga crazy. Ma olin kogu aeg rämedalt väsinud. Praegu ma olen väike laps. Selles suhtes me oleme magama nagu kell 10 ja märkame 5-6 ajal. Vahepeal võib-olla venitab 7 välja, aga üldjuhul ikka 6 on nagu lagi. Aga selleks mis äratuskell, ei. Et pigem minul läheb juba peale 5 uni see kergemaks, siis ma seal lihtsalt niimoodi unelen veel, naudin voodis, et seda tunnikest. Tegelikult oled sa juba une täis maganud ja sul ei ole, täna ma ütlen ka, et olles sellel elustiil, sul ei ole vaja und enam nii pikalt, kui siis süssarite pealt. Kuidagi see uni on läinud nii sügavaks, et ma tõesti mõtlesin, et kuidas teised inimesed üldse funktsioneerivad ja toimivad, et mina olin kogu aeg väsinud. Sama, ma mõtlen naistel kaota just see rasva tarbimine. Ma näiteks, kui ma olin Bikini Fitnessi dieedil, kus rasva oli alla 50 grammi päevas, ma läksin voodisse, ma jäin 2 tundi magama vahest. Ja praegu lähen voodisse, ma isegi tean, see vist pole isegi minut, nagu ma panen pea padjale, ma juba magan. Mul ei ole unega nii kaua, mitte ühtegi probleemi olnud, et ja see annab ju päeval juba uue sellise täisväärtuslikkuse. Ja ilma äratuskellata ärkama, see on hästi huvitav. Just nägin uuringut lausa tehti selle kohta, et inimene saab ise ennast programmeerida ärkama õigel ajal. Et siis kõik, mis hormoonid asjad hakkavad seal õigel ajal nii-öelda möllama, et sa ärkad üles ilma äratuskellata. Et tegelikult, kui hommikul inimene vajutab seda snooze buttonit nagu mingi 10 korda, mis sa teed endale? Ma ei tea, kus see snooze button asubki. Aga kuidas te magate telefonid, elektroonika kuskil magamistoas või see? Lülitame isegi wifi välja me ööseks. lülitame isegi elektri magamistoast välja kilbist. Sest et juhtmetes on ikkagi ju pead me tellisime kunagi selle mõõtmise endale koju, et siis saime aru, et kui ma maja ehitasin, siis ma tahtsin ikkagi, et kõik oleks ju äge ja igasugused LED, ribad, värgid, voodi, peatsil ja siis, kui tuli see mõõtmine, et meil on pea täpselt selle koha peal, kus on nagu päris tugev EMF ja just. Ja siis nüüd ongi niimoodi, et see on klassika, enne magaminekut ma lähen ruuter välja, kilbist magamistuva välja magama. Telefon on ka muidugi lennuku võrl. Ja lennurežiimil on kogu aeg telefon. Lihtsalt kella vaatamiseks siis, kui hommikul vaatad, et kas nüüd panen edasi või tõusun üles, et ma täna vaatasin kell 6. Aga kas see oli enne karnivoor toitumist või tuli see koos sellega? Enne, me tegime seda enne, sest tal olid uneprobleemid, me tegime kõike, et saaks nagu teil oli juba teada see info. Ma mõtlen korteri inimesed, sa võid omal kõik välja lüütada, aga üleval, kõrval, all, wifid kiirgavad. Kui sa sealt ära kolida ei saa, siis on muidugi variant, et sa saad ära isoleerida selle korteri
vastavate materjalidega, aga noh, see mingid võimalused on, aga keerulisem. kulukas ka. 21. sajand. Ja siin me oleme haiged kui kunagi varem. Aga võimalus on olemas ja võimalus on tegelikult nii lihtne või see lahendus tegelikult. Lihtsalt see aju ei võta seda vastu, täpselt nii nagu mina pööritsin silmi. Et nagu come on, et no mingisugune judgment, hinnang, selle kõige pinnalt, mis siin on. Ja vahest on nagu inimesed aastakümneid investeerinud sellesse nagu uskumusse, et noh, nii on, nad ei taha minna oma uskumuse vastu, sest nad on võib-olla kõvaäälselt või raamatus kirjutanud, on ju, et sa ei saa minna usu vastu, et no usu pärast algatatakse sõdu ju, noh. Mis sa siis räägid veel nüüd sellest, et ära söö seda juurviljat, söö liha. Öeldaksegi unlearn to relearn. Ehk et kõik, mis sa oled elu jooksul õppinud, unusta ära ja hakka uuesti vaatama uue pilguga. Süsteem ütleb sulle tee nii, tee risti vastu pidi. Just. Aga siia lõppu veel lõpetuseks, mis oleks teil see üks soovitus inimesele, kes mõtleb, et no, tahaks võib-olla alustada või proovida, mis need esimesed sammud, asjad peaks olema, mida tähele panna, mõelda, kuidas alustada, mingi soovitused? Mina soovitaks kõige lihtsam, et tulge meile gruppi, et siis saate sealt infot, et see on nagu võib-olla kõige lihtsam. Või siis võin praegu öelda, et jätke kohe nagu täna päeva pealt seemneõlid, teraviljad ja töödeldud süsivesikud suhkur menüüst välja. Tulge gruppi või tulge karnivooride suvepäevadele. Sellel aastal toimuvad teil need millal? Esimest korda, nagu ma aru saan, on ju? 16. august. 16. august toimus ilmselt juba ära, sest ma ei oska öelda, mille podcast üles läheb kuskil sügisel, aga plaanite edaspidi ka korraldada? Ja me tegelikult plaanisime juba see aasta kutsuda väliskülalisi teha täiesti konverentsi ja mitmepäevast, aga läks kiireks. Ja siis me teeme sellise minikokkusaamise, kus siis saame siia Rohumaa veiseliha, erinevaid harknääred, erinevaid organeid. Gurmee, et sa saad nagu hästi palju erinevaid asju proovida. Karnivooride pidu. Ja, viiega. Orgia. Söögiorgia. Kusjuures ma oma pere kutsusin külla ja mõtlesin nii, nüüd meil on karnivoor õhtus ja tegin neil karnivoor pitsad, kõik mis iganes organid ja lihad, asjad ja ütles, et kuna tegelikult polnudki päris halb, on ju. Ei olegi. Jah, ei väga lahe. Ühesõnaga lihtsalt söögitegu ja liha. Ja seal on väiksed, ma arvan, mingisugused ülesastumised ka, aga järgmine aasta on suurem plaan, jah, et siis festival lausa. Jah, et vaatame, kui festival, aga jah, plaan on küll jah, et ikkagi väliskülalisi päris palju kutsuda, et kui mina sain hakkama ja meie saime oma elu tagasi ja kui seal on veel inimesi, kes on proovinud kõike ja on valmis siis proovima ka seda, et siis lihtsalt jagada seda infot, et tulge kohale, kuulake ja uurige maad. Ma praegu vaatan, et järjest rohkem inimesi tahab seda karnivoorust proovida, katsetada ja kõigile see sobib. Ma arvan, et inimesed tahavad tagasi saada oma tervist. Et see on nagu peamine. Ja siis nad näevad nagu selles, nad näevad eeskujusid, on ju, kas sinu või meie või kellegi teise pealt. Et see on nagu peamine, nad tahavad tagasi saada normaalset olekut. Nad pole kaotanud usalduse arstidesse või sellesse meditsiini, et sa saad kõigepealt ühe rohu, sa saad järgmise rohu, sa saad kolmanda rohu, aga tegelikult sa terveks ju ei saa. Et, ja lihtsalt, kas siis elu sunnib või surub nagu meid, et kui pole täna midagi kaotada, et siis oled valmis ka enda uskumuste vastu tegelikult minema. Nii et loodame, et aasta pärast on meil siin Eestis juba veel rohkem karnivoore, siis saab selle festivali korraldatud. Jaa, just. Põnevam. Mis sinu soovitus oleks, kui keegi tahab ka alustada? Sama, mis Raigo ütles, et kuna mina nägin kohe muutus, kui ma teraviljad ära jätsin, jätke teraviljad välja, suhkur välja, seemneõlid kindlasti välja, need tõstavad seda omega-6 taset nii kõrgele, et meil peaks see tase olema 1:1 või 1:2, aga täna on ta 1:20, 1:40, et seemneõlid, aga kui sa vaatad töödeldud toitu, siis igal pool on kuskil mingi seemneõli sees, et seda saad leiba saia ei saa ilma või suhkruta, et need ka veel lisaks sisse pandud, et ja kehal läheb kuskil aega 2 aastat. Kui sa enam seemneõli ei võta, see pooldumisaeg on nii pikk, et tegelikult ka see mitokondrid ja need akupangad siis nii-öelda, nendel on ka mingi elutsükkel, et iga mäletaks 7 nädalaga uuesti. Et ehk et see tervenemise protsess on ka selline, et sellepärast ma ka ütlen, et võib-olla see hai ei ole veel saavutatud, aga selline Supermani või Superwomani tunne on küll aega. Algus on tehtud. Ja, et see päris kiirelt näitab ära, kuhu
on võimalik selle dieediga minna, et sul käib see lainetena, kui ma alustasin, mul oli ka päev, kus ma ei jõudnud liikuma minna ja siis ma võtsingi rahulikumalt, sest et kui sa lülitad ümber Keha adapteerub alles, jah. energiaallikad süsivesikult siis rasvale ja kui sa oled olnud terve elu kõrgel süsivesiku dieedil, siis minu keha puhul võttis küll aega umbes pool aastat. Ehk et mul oli perioodi, kus ma võisin mägedes joosta kilt üle mäkke ja nii edasi, ja siis mõni päev ei suutnud, jalad lihtsalt ei liikunud, siis puhkasin siin rohkem rasva. Et kui sa alustad, siis ma ei tea, võtan ta see 30 või 90 päeva, et kuigi ma olen ka mõne inimese meelitanud 7 päevaga, proovi, mis sul kaotada on? Et kuigi ta on, et tahaks neid takosid, tahaks neid krõpse, tahaks seda, 7 päeva, siis söö nii palju, kui tahad. Ja siis suutis alustada. Ja selle 7 päevaga tal kadus siis see sama nagu kurvameelsus, nagu sa ei saa aru, et nagu ikka madal depressioon, et nagu kõik on nagu okei. Ja see nagu innustus, et kuigi see esimene nädal või 2 nädalat võib olla just raske aeg, kus sul on nagu tekivad need võõrutusnähud, nagu päris võõrutusnähud. Ja siis sa saad aru, kui sõltuvust tekitav see süsivesik on, et see veresuhkru pidev kõikumine. Eren leebem, kui tema inimesi nõustab. Mina ütlen, et Konkreetne kohe. mina konkreetselt, ja ma ütlen 90 päeva, aga ma näen tõesti, et ta on nagu nii hädas, et ta ei suuda lihtsalt, mul on öeldud seal, et ma ei suuda seda jäätist, ma tahan nädalast korra jäätist, siis ma ütlen, okei, paneme 30 päeva. Karnivoori jäätist. Ma ütlen, et alusta väikeste sammudega. Vaata, te investeerimise Ninja Creami popid masinad meil siin nüüd on ja toorpiim, toores muna, jääts olemas. Absoluutselt. No excuses. Et kasutada kas või seda monkfruiti või alluloosi. Minu keha ei saa kasutada magusaineid, sellepärast, et see tekitab kohe mingi lühise ja tekitab uue isu. Aga osad taluvad seda okeilt ja sa saad isegi magusaid maitseid. Jällegi individuaalsus. Ja mina lähenen ka igale ühele nagu individuaalselt, et kuigi ma kunagi olin toitumisnõustaja, ma nägin, et see asi ei toimi, mul kadus motivatsiooni inimesi nõustada, sest et see ei toimi. Ma ju tean enda peal, et sa ei saa lõpmatuseni olla kaloridefitsiidis, on ju, lõpuks sööd tagasi. Ja toitu kaaluda, kaloreid lugeda. See ei ole normaalne, söö lihtsalt liha, sa ei pea mõtlema, sa ei pea kaloreid lugema. Mul tihti küsitleb, kui tulevadki uued õpilased, et aga mis kell ma söön, kui palju ma söön, mida ma kaalun, kui palju ma sööma peaks, mõtlen, sööd siis, kui kõht on tühi, sööd seni kaua, kuni kõht on täis, nii lihtne ongi. Aga ärge sööge ainult tailiha, et rasv ei tohi karta, seda ma pean kogu aeg, minu kliendid on enamus naisterahvad ja ma pean neil nagu kätt hoidma sõna otseses mõttes pulsil selle peal, et nad sööksid rasva kogu kardavad. Aeg. Sest mõtle ise inimene, kes on 60 näiteks, 60 pluss on ja ta on eluaeg nii-öelda rasva vältinud justkui on ja nüüd sa ütled, et sa pead sööma rasva. Aga see läheb kohe mul rasva ju. Võrdluses vähi või südamehaiguse või kolesterooli või kõik need jutud on see hirm. Kohe tuleb pinnale. Et näiteks 100 grammi tailiha kohta kuskil umbes 35 grammi rasva. Et selline umbes see suhe võiks olla. Et paljud lähevad, ma võtan kanafilee ja siis söön seda. Ja, et liigne valk läheb ka glükoosiks ja siis sa ka ei ole ketoosis. Paljud pikaaegsed karnivoorid ei ole vaata. Ja keha on funktsionaalne selles mõttes, kasutab ära kõik nikotiini. Just, et ei peagi olema kõrge. Aga kui sul on mingi haigus, millest sa soovid terveneda, siis on väga oluline ikkagi oma veresuhkrut ja ketoosi mõõta, ketokehasid. Ja meil oligi see, et sel hetkel, kui me sõime üle kilo liha ja võib-olla ma siis söönud veel piisavalt rasva äkki, ma ei tea, siis ei olnud ketoosis. Ja peale seda, kui me timmisime, on kogu aeg siiamaani enam-vähem keskmine või kõrges ketoosis, et kuigi minul ei ole teadaolevalt haigusi, kuigi seal võis igasugused asju olla, ma lihtsalt juba aastaid ei ole me keegi tea, me ei näe enda sisse et seal haigekassast ammu juba loobusin, et see on täitsa mõttetu, me käisime ainult eraarstide juures, et aga kahju ta ei tee. Pole perearsti mitte midagi. Endine perearst kirjutas meile distantsilt telefoni teel juba retsepte ja antibiootikume välja, ilma et üldse viitsiks meid vastugi võtta. Et ma ei räägi praegusest perearstist eelmisest. Lihtsalt kui praegune kuulab. Sinuga on okei. Sinu on normaalne. Lahe. Ja just mulle meeldib, et igal ühel on see nii individuaalne teekond. Kuidas alustab, kas leebelt või järsku, mis need sümptomid on, kes mida ravib, kes saab energia tagasi, et nagu lihtsalt hakkake keha kuulama. Liituge karnivoorluse grupiga. Katsetage kas või nädal. Karnivoorlus kui elustiil. Just.
Väga suur aitäh, et te tulite ja jagasite oma inspireerivaid lugusid. Ma väga arvan, ma usun, ma tean, et kindlasti paljud inimesed saavad siit seemnekesed pähe istutatud ja nüüd hakkavad ise seda seemet seal kastma. Aitäh, et te tulite. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast!